Tšau, täna on siis selline trenni vlog, et tulevad Mattias ja mingi Aksel ja võib-olla Klaus isegi tuleb ja me teeme siin Pirital trenni ja siis ma sõidan koos Märdi ja Kairiga Võhandule mingi Võru juurde kuhugi ja päris fun päev saab olema. No vaata igatahes me oleme Pirital ja esimeseks challenge'iks on siis siit seinast üles joosta. Oi, see sein on nagu kõrge. Ma tahan teha seda hüpet sealt sinna, aga siin on nagu suht kõrge kukkumine. Põhimõtteliselt see vahe siit sinna on sama palju kui seal üleval ja ma proovisin seda veits, nii et ma arvan, ma saan seal üleval hakkama. Jaa! Miks sa sokkidega fulli teed? Miks sa mingi augus oled? See näeb nii hea välja. Sa lihtsalt jäid kivi sisse kinni. See on lihtsalt filmib ka ja kivitsa aist, kivitsa välja aidata. Oh my god! Seda ei ole enam. Siit ei ole sind näha isegi alt. Tõmbam välja. Ära enda ära. Appi. Oh my god. Tulti väravast. Jaa! Me tegime siin rahulikult trenni ja siis Mattias otsustas seda double back'i teha, nii et vaatame, kas ta tuleb välja. Oh jaa! Jaa! Oh my god! Mida fuck? Trenn sai läbi, ülihea session oli lihtsalt nagu nii hea on uuesti teha õues trenni ja nüüd kuna on kevad, siis ma hakkan kindlasti rohkem õues trenni tegema. Ma mingi luksun, aga nüüd ma üritan jõuda Märdi juurde, sest ma olen veits hiljaks jäämas. Mis tunne on, kui mul on parem tuba kui teil? Meil on parem tuba, lihtsalt sul on nagu üks suur voodi pluss mingid massive telekas. Me jõudsime just Elvasse. Me ööbime siin ja homme me hakkame koos Märdi ja Kairiga siis filmima Võhandu kajaki maratoni. Sa ei pea nüüd kajakkidega sõitma, aga nagu tegelikult läbivad mingi 100 kilomeetrit mööda jõge ja nad ise valivad mingi millise paadi või kajaki või mingi kanuuga või ükskõik millega onju. Ja see tundub täiega lahe ja Märt kutsus mu kaasa, so siin ma olen kuskil Elva mingi hotellitoas onju. Suht armas hotell. Mu tuba on mingi täiega suur, siin on legit 3 voodit, kui ma olen nagu üksi toas. Me söömas, testisime drooni ja sellist värki ja nüüd me oleme magama. Ma saan magada mingi 6 tundi, sest äratus on tõesti mingi kell 4 ja siis me sõidame Võhandusse ja hakkamegi filmima. Head ööd! Kell on 4:25 hommikul ja ma just pesin hambaid mingi väga halva hambapastaga. Aga jah, let's go! Up
update, ma sain koera endale. Lili, tule siia. Kell on saanud umbes 12. Me oleme siin otsimas endiselt Sportlandi tüüpe. Kuna meil on siin 9 tiimi, siis nad on kõik laiali ja Märt ja Kairi peavad täiega pingutama, et nüüd üles leida. Ja siis ma suurema aja eest lihtsalt valvan koera ja istun oma kaameraga siin. Update, nii Mind lihtsalt häirib vlogides iga väike asi nagu. Me oleme maanteel tõenäoliselt siin täis vaikust tekib on suht. Aga on väga hea vaikus, nii. Update, me saime süüa, esimesed Sportlandi tiimist lõpetasid, ma lõhkusin oma teloekraani ära ja ma tegin laheda ääre peal backflipi. Ma hakkan videot lõpetama. Ma olen nii väsinud, aga nagu mina ei olnud see, kes sõitis 100 kilomeetrit. Tõesti unreal, kui palju nagu Sportland lihtsalt innustab inimesi tegema trenni ja sporti ja ma täiega mõtlesin, et peaks Märdi või Kairiga ise ka osalema nagu järgmine aasta. Nii et vaatab, võib-olla järgmine aasta samal ajal ma sõitan 100 kilomeetrit mingi kanuuga. Hull. Täna me oleme Sportlandiga lõunat sööma. See lõuna on kõik väga tore värk, aga väike probleem on. Nad kutsusid sinna inimesed, kes töötavad Sportlandis, kes aitasid seda üritust, kes filmisid seda, aga ma ei teinud mitte ühtegi. Ma lihtsalt hoidsin Kairi koera terve aja. Ja sedagi päris halvasti vahepeal. Oleks peaaegu ühe Märdi kaamera lõhkunud. Sorry. Ja te kindlasti mõistate, et ma ei taha, et mu saladus välja tuleks, et nad teada ei saaks sellest, et ma täiesti kasutu olin. Et ma pean välja mõtlema, kuidas näha välja nagu professionaalne fotograaf. Õnneks mul on aega täpselt 28 minutit ja 32 sekundit. Nüüd 31. Ja ma leidsin ühe tätoveerimiskoha. Ma mõtlesin, et kui ma teen endale tätoveeringu käe peale fotoaparaadis, siis kindlasti inimesed peavad arvama, ma olen väga tõsine fotograaf. Et ma olen professionaal ja tõsiselt võetav. Tätoveering tehtud, ma suundusin lõunatama. Kõik läks väga hästi. Keegi ei saanud aru mu saladusest. Mitte keegi ei kahtlustanud mitte midagi. No väga hea, et ma selle tätoveeringu tegin. See päästis mu elu. Real talk though. Aitäh Sportland. Sa oled ülikool bränd. Sorry clickbaiti pärast. Järgmises osas te näete vanemate reaktsiooni. Ja kõike muud seda, milles ma clickbaitisin siin osas. Ja davai, tšau, pane subscribe.